Vist uus 2 kuud saanud natuke peale ametis olla ja mis siin salata, eks me teeme seda kõike kogu riigis praegu natukene maratoni sprindi tempoga aktiivitest ja just. Ja täna toetab meid selles mõttes ennekõike siin elu, et anda selline uuem ja võib-olla selline värskem vaade sellele, mis meid sellel kriisivalmidusel siis nii-öelda täna aidata saab. Jooksvad koridoris endiselt on kohvitee, küpsis, vesi, et oleme täiskasvanud, usun, et saame hästi hakkama, kui liiga palju aega ei kulutaks ja materjalid, et kui midagi ei seal puudu, et kõik on võtta ja teile mõeldud ja kui kellelgi on pärast midagi küsida, iga hetk leiab mind üles ja sellised kirjutada ja... Kuidas? Just, ja mis siis on, et siis elale. Tere õhtust minu poolt ka. Mina olen Elo Palu ja Põhja Päästekeskus ennetuspartner. Ja minu tänaseks selliseks vastutusvaldkonnaks tean, et hädaolukordadeks valmisolek on algusest peale olnud täna lihtsama suunaga just kogukondade nõustamine, kogukondadega tegelemine, kogukondade koolitamine. Aga oota, kui oli nii palju küsimusi, tahad äkki kohe küsida? No küsi kohe, sest ma tean, kuhu rõhku panna. Jälle ei tea, mis see täpselt peale jääb. Ruumide kohta, ma generaatori valmiduse ära, kas selle eest raha ka makstakse. Kuna generaatorit annustada, kas selle eest ka makstakse? Jõuame kohe selleni ilmselt, ma ei saa öelda 100% kindlusega. Ma tean, et tegelikult nii mõnigi juba ütleb, et see kindlasti tuleb, see generaatori toetus, kuna see ei ole veel ära koputatud, siis mina ei ütle seda absoluutse kindlusega, aga 99,999%, sest tuleb ka sel aastal nii nagu oli eelmisel aastal. Kortermaju. Just, aga jällegi ma ei ütle täna, ma ei võta mingi selle peale, sest jah, sest alati mingid asjad võivad muutuda ja siis olen mina lubanud. Kurjal? Siis oli küsimus, et tualettruum näiteks. Keldrisse. See on nüüd praegusel hetkel avatud meede, et varjumisruumide kohandamine ja seal on ka tualettruumide ehitamine, toestus, konstruktsioonid, no tõepoolest sinna alla võib juba kõike kirjutada. Teoreetiliselt on meil tualettruum olemas, aga ta ei tööta. Just. Me peame nagu soovimusele keelima, kes ehitaks selle tööd. Ja see on Riigi Tugiteenuste Keskuse praegusel hetkel avatud meede, kus saab kortermaja taotleda kuni 35 000 eurot varjumiskoha kohaselt. Aga ma tahtsin, tuli see suur tabel, mis saatud, et kõik tuleb kirja, või noh, külalist ei võtta üldse. Okei, seda me saame pärast vaadata, et aga jah, praeguse varjumisruumide kohaldamise toetus on avatud. Jah, ja generaatori toetus on nii-öelda eraldi. Edasi, mismoodi see tuleks avastada või see on Riigi Tugiteenuste Keskus. Lähete Riigi Tugiteenuste Keskuse lehele, seal on avatud taotlusvormi voorud ja seal saab kohe täita selle taotlusvormi. Jah, aga jah, absoluutselt, sellepärast, et loomulikult ei pea seda maksimumsummat taotlema. Kui te näetegi, et teie vajadus on just need tualettruumid, siis see kindlasti ka sinna alla. Ma tahtagi maksimum, mul on 30 tualettruum,
et miks siis riik on ka nii-öelda siis raha lennukilt külvamas ju ja neid toetusi ka andmas, et miks me kõike seda üldse teeme. aga mis te arvate, miks me seda teeme? inimesed oleks kodus. Kodus? Oleks rändama kuskile. See on huvitav. Ikka. Marjus kodus. Marjus kodus ja et see on marjamise kohtade poole peal. aga miks me üldse kriisideks valmistame? Valmisole milleks siis? Kui tuleb. Teada, mida teha. Et kui tuul kõvasti puhub, et see on meil kogu aeg puhunud. Ma sain seda kriisi. Aga mingis... No tuleb kriisis elada ju. Ja kriisis tuleb elada. Kriis on elamise kord. Selles osas, ukrainlased ütlevad täna, et sõda on elamise kord. Põhimõttel on selles, et vanasti oli selle peale, et kui niisugune suur rakett või pomm tuleb, siis panevad hinna ümber või surme poole. Selles osas olen ma ka nõus. Aga meil juba läks siin rakettide peale jutt, et meie seas on hästi palju inimesi, kes ütleb, et aga õnneks järjest vähem, et mingit kriisi pole olemas. Kas neil on õigus? Ei ole. Ei ole. No mis kriisid meid siis tabavad? No just oli ruhnukriis. Kütusekriis, nii, ruhnus. Aga teil ei ole ju ruhnus. Teil ei juhtu midagi. Nii. Ahah. Juhtus ikka. Nii. Info ju tuleb kogu aeg, ilmutatakse. Okei. Aga 3 päeva elekter ära, see talvel võib see juba päris ebamugav olla. Korteris küll. Aga kui me mõtleme, et kus kohas see Eesti asub, me asume mandrilaama keskel. Kas meil maa väriseb? Natuke väriseb. Ja meil on jääjärgned kerge, ehk siis meil võib natukene väriseda. aastaid tagasi jäi. Ja kas meil vulkaan on? Veel ei ole. Veel ei ole. See on väga ebatõenäoline, et meil kunagi neid oleks. Kas meil tsunamisid on? No see, et Läänemeres korralik tsunami kokku saada, selleks oleks ikka nagu... Just. Aga ülevõjutused? Ei tule, jah? Pärnu saares midagi oli. Just, ma olen Pärnust pärit 2005 aasta jaanuarikuu. Maailma mastaabis tõepoolest tegemist väga väikse alaga, mis üle ujutati. Põltsamaa jõgi, siin Suurveega on mõnedki hoovid ja keldrid jäänud vee alla. Aga jällegi, see on nii väike. Torm on. Meie jaoks ei öelda väike. Jaa. Ikka on. Torm on. Torm on küll siin 69, et muudid kõik sama. Jaa, alles paar aastat tagasi Jaani laupäeva torm, mis käis Võtsu mõisa pargist niimoodi üle, et üle ühe kuu lihtsalt päänas keskelt pooleks. See oli jah, huvitav läks. Just. Et meil on mingid tormid, aga ikkagi nagu, midagi erilist ei ole. Orkaan ei ole. Et võimegi mõelda, et tegelikult meil ei juhtu midagi. Nõukogude ajal, mina käisin siis koolis, oli meil selline tore tund nagu tsiviilkaitse. Mallimaskid, gaasimaskid, harjutasime varjumist, pimendamist, no mida kõike veel. Miks me seda tegime? Ja keda me kartsime? Just! Ameerika tuleb meile kohe kallale, Ameerika hirmsasti tahab meile kallale tulla. Tuli Eesti Vabariik, Ameerika ei olegi kuri. Ja vaata, sel hetkel tundus ju ka, et Venemaast saab normaalne riik. Mingi aeg ju ta väga hästi kandis oma maski, et normaalne demokraatlik riik. Ja 40 küll ei olnud.
40. mitte, aga just siis, kui meie iseseisvus saabus. Ehk siis me unustasime ära tegelikult kogu selle tsiviilkaitse, kogu selle elanikkonnakaitse, sest meil ei juhtu midagi, meil vaenlasi ei ole, me elame põhimõtteliselt vanajumal selja taga. Miks me täna peaksime valmis olema, on esiteks me nägime, et meie naaber ainult maskeeris ennast normaalseks riigiks. Ehk siis ta on täpselt sama agressiivne, nagu ta oli varem. Kliima on muutumas. Me ei räägi siin kliima soojendamisest ja seda kliimaaktivistide juttu, aga tegelikult me näeme ju, et kliima muutub. Võtame see suvi Euroopas, Lõuna-Euroopas. Meeletud kuumalained, kõik põles, meie päästed käisid ju kaasa labis. Ma ei tea, miks meile üldse sooja ei jõudnud. Paar päeva oli, aga ma olin siis tööl, nii et suvi jäi ära. Kui me lähme veel kaugemale, vaatame nagu maailmas üldse, siis Ladina-Ameerikas järjest laienevad need alad, kus kuuma tõttu on täiesti võimatu elada. Mida see endaga kaasa toob? Me võime mõelda, et see on kõik meist, oi, nii kaugel ja see meid ei mõjuta, las neil olla seal kuum. Aga kui inimesed enam ei saa ühes kohas elada, siis nad ju liiguvad sinna, kus nad saavad elada. Kliimapagulus. Kui tulevad võõrad inimesed võõrale maale, siis nad on otse kui puuküürnikud korteris. Meil on jumala ükskõik sellest maast. Meil on juba niikuinii. Just, meil on veel vähe, aga hea näide. Tallinnas lähed, siis kuuled ette neid juurde. Just, aga täna ikkagi Malmö linnani on väga pikk tee. Ma olin 15-aastane, kui me käisime jalgrattamatkal, käisime Malmö linnas ka, ülimõnus, rahulik väike linn. Täna ei julge seal isegi kohalikud valges ringi trendida. Kui võõrad inimesed liiguvad võõrale maale, siis alati tekitab pingeid. Mis tähendab, et kõik sellised pinged tegelikult kuumendavad ka olukordasid ja sellest ka konfliktid. Siis, kui mina olin väike, iga sügis, tuult oli natuke rohkem, elekter läks ära. No ja siis, polnud nädal aega elektrit, polnud probleemi. Külmap oli. Aga siis sai kõik ära söödud, ära soolatud või juua viidud. Vesi iga märtsikuu külmus vesi kinni. No ja siis kaev oli hoovis, kõik sai tehtud. Aga mis täna on? Täna me oleme ju harjunud, et kõik asjad ümberringi meil ära toimuvad. Kõik asjad toimuvad ümber meie. Kas või seesama asi, me lähme poodi ja me maksame pangakaardile. Onju? Me ei võta enam sularaha ega palgapäevani välja. Me lähme pangakaardiga. Kui elektrit ei ole, siis ka see teenus ei toimi. Et me oleme... Pangakaardiga ka tohi maksin ükskord, siis tuli juba mingi punkkarve kuskil tiimil. Kuidas seda küll on? Vot tead, ma ei oska neid asju kommenteerida. Et aga me oleme harjunud, et kõik teenused meie ümber toimivad. Meil on digiretseptid, digilood, kõik asjad toimivad läbi elektri. Ja mida me ei või ära unustada, on tegelikult ikkagi see, et Euroopa mandril on käimas reaalselt sõda. Kas me oleme ka sõjas? Kaudselt. See vaata oleneb, mida me loeme sõja definitsiooniks. Kui me loeme ainult seda, et kui on tankid tänaval, siis on sõda.
aga tuletame meelde näiteks seda imelikku laeva, mis mingil kummalisel kombel või põhjusel ankrut taga vedas. Tegelikult ju me kõik teame, see oli teise riigi agressioon meie taristu vastu. Ja ma siiralt loodan ja tahan loota, et me mitte kunagi ei näe siin tanke tänaval. Aga mida ma väga kardan, on järgnevad sellised sabotaažiaktid, mis tegelikult võivad põhjustada meil väga raskeid kriisiolukordasid. Sellepärast, et nagu ma rääkisin, me oleme harjunud, et kõik teenused meil toimivad, meie elu on nii mugav ja hea, aga siis, kui meilt midagi ära võtta, siis tekib paanika. Ja mis kasu on sellest, et ma täna mõtlen enda jaoks need asjad läbi, ükskõik, kas meil on majas, kortermajas, mina ise näiteks elan ka kortermajas, on see, ma magangi rahulikuna. Ma olen mingid plaanid ära teinud. Planeerimine on kõige parem vahend paanika vastu. Ja lisaks siis on hästi oluline ka, et mida rohkem inimesi on kas või mingi aja võimelised iseseisvalt hakkama saama, siis seda rohkem on riigil aega ka planeerida seda abi andmist ja võib-olla esimese asjana anda abi nendele kõige rohkem abi vajavatele. Et meil on küll suurepärane riik, meil on metsikult palju vabatahtlikke, meil on tohutult palju vabatahtlikke. Meil on vabatahtlikud päästjad, meil on abipolitseinikud, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Punane Rist, meil on tohutult vabatahtlikke. Aga kui me nüüd nagu sinna sisse vaatame, siis see üks vabatahtlik päästja, kes peaks võtma siis selle rolli inimesi aidata kriisi hetkel, on ilmselt ka kutseline päästja, siis ta on kiirabiautojuht, siis ta on kaitseliitlane ja siis ta on võib-olla veel abipolitseinik ja võib-olla ka Punases Ristis. Nii et hopsti. Jah, vetelpääste ka veel. Et meid ei teki kuskilt juurde, pigem vähemaks. Aga täpselt nii, nagu siin enne öeldi, et kriis on elamise vorm, me peame kriisis ka elama. Kui me võtame täna Ukraina, siis ei istu nad ainult varjendites ja varjekohtades, vaid elu käib edasi. Ka meil esimene, teine maailmasõda käis meist üle, aga elu käis ju edasi. Kasvatati toitu, ma ei tea, sünnitati lapsi, elu peab ju edasi käima. Et me oleme siin varem meie kõik need kampaania sõnumid oli sellised, teate, hullult hea sõnum, varu enne varu. Seal oli proua Orav, kellel olid kõik asjad olemas, aga see annab sellise mõtte, et ongi, et kui nüüd läheb jamaks, siis me kõik istume oma seal ulus, rõbistame pähkleid nagu proua Orav. Tegelikult ju meil kõigil tekib hästi palju ülesandeid. Me kõik saame ju tegelikult ka panustada. Nii, et meil läheb edasi. Siin seesama slaidid täidetud variandis ka. Aga kui üldse rääkida, et mis asjad need hädaolukorrad on, siis meil on hädaolukorra seadus. Hädaolukorra seaduses hädaolukord on väga hästi defineeritud. See on sündmus või sündmustahel, mis toob kaasa suure varalise või keskkonnakahju, seab ohtu paljude inimeste elu ja või tervise, nõuab erinevate organisatsioonide koostööd ja seab ohtu elutähtsa taristu toimimise. Nii, super ilus, mis asi siis kriis on? Millal kriis on? Juhtub midagi järsku. Midagi järsku juhtub. Millal teil on kriis? Praegu. Praegu?
kas meil on kriis? Mitte meil, aga meil võib tulla nüüd jah. Jaa, see võib tulla. Aga millal teie jaoks on kriis? Siis, kui raha otsa saab. Jaa, täiesti nõus. Mul ka, mul on homme palgapäev. Täna on küll. Kui on, jah. Nii. Et mul on pakutud, et keskeakriis. Keskeakriis võib ka ju kriis olla, sellepärast, et ta häirib tavapärast elukorraldust. Ilmselt mitte sellele, kellel kriis on, vaid tema lähedastel. Ja kriisi tundlikkus, sellega on nii nagu valutundlikkusega. Et siin paar aastat tagasi, siis kui see oli lausa 3 aastat tagasi, Kagu-Eestis oli elekter ära ja lausa mitu nädalat elektrit ei olnud. Samal ajal oli circa 2 tundi Põhja-Tallinnas elekter ära. Delfi uudised, meie üks seltskonnatäht, räägib siis, kuidas oli. Nii õudne oli, kõik oli pime ja tänavavalgustus ei põlenud ja korteris oli ka pime. Ja ma ei saanud isegi poodi minna, sellepärast, et tõkkepuu ei avanenud. Tohutu kriis. Põhja-Tallinn, kujutame ette, mitte ühtegi punkti ei ole sükest, kus oleks pood kaugemal kui 500 meetrit. Aga nii õudne oli. Ja siis sinna kõrvale, see oli paar päeva varem, paar päeva hiljem, ühe Rõuge kooliõpetaja lugu. Ei, no meil siin paar nädalat juba elektrit ei ole, meil pole hullu. Me saame generaatoriga, saame puurkaevust vee kätte selleks, et loomi joota. Ehk siis meil olid kariloomad, nad mõtlesid selle peale, et kui seda ei oleks, siis oleks jama majas. Ja ma lähen varem tööle, et mul on mootorsaag on autos, et kui tuleb mingi puu ära saagida teebe. Ei, meil ei ole mingit kriisi. Et näete, kuivõrd erinev on see kriisi tajumine. Mina ütlen ka, et kui meil on olnud olukord, 4 päeva ei olnud elektrit. Kortermaja, see oli kas märtsi lõpp, aprilli algus, väljas oli veel külm. Elektrit ei olnud. Meil kunagi majas olid, korstnad on siiamaani, kõigil olid ahjupildid. Aga loomulikult täna on ju mugavam korteris elada, kui sul on õhksoojuspump. Mul on ka õhksoojuspump. Aga nii kui mina selle korteri ostsin, siis esimese asjaga lasin ehitada soojamüüriga pindi. Nii et ühesõnaga elekter oli ära, naabritel ei ole ka muud söögi tegemise võimalust kui ainult elektripliit, siis nad käisid minu üles süüa tegemas. Ja väga tore oli, ma ei pidanud süüa tegema, sõime koos kõik õhtus, 3. päev, 2 naabrit oli kopp ukse peal. Kuule tead, meil on nüüd nii külm, et kas me võime sinu juurde tulla? Madratsid tegid padjad kaasa ja siis ööbisid ära minu juures. Et mina ütlen, et minul ei ole sellist probleemi, kui elektrit ei ole. Aga minu kõrvalkorteris on kohe väga suur probleem. Et üldse mitte paha pärast. Ma ei ütle, et need inimesed oleksid kuidagi nüüd äppuma. Lihtsalt nende elukorraldus ongi teistsugune ja nii ongi. Just, et võib-olla ei ole selle peale mõelnud. Peale seda nüüd meie maja kriisiplaan on näiteks see, et kui peaks päris nagu jama majas olema, siis minu korter 8 on meie maja kerksuskeskus. Olete kuulnud seda sõna? Oi, kui tublid te olete. Ehk siis nii-öelda abikeskus, mis tagab siis ellujäämise, olen öelnud, et kui jamaks läheb, siis kõik me jätame ots sinna kohta. Palun väga kütke pliiti, vähemalt saate soojas olla. Ma olen riigiteenistuja, harastada pole mõt midagi. Kriisi kodus pole kriisi. Just, kriisi ajal nüüd nagu nii kodus pole. Et kriis on ülimalt erinev erinevatel inimestel. Aga elutähtsad teenused, et tegelikult ju me
kõige rohkem kardamegi seda, et elutähtsad teenused kattuvad. Need on teenused, millel ongi meie elul hästi suur mõju. Elekter tuleb kohe meelde. Mis veel teie arvates on elutähtis teenus? Vesi. Aastaöösed Tallinnas. Just. Mõelge olukorda, et 20 inimest on laua taga istunud, söönud, joonud, kõik on nii lahe, pidu käib. Ja siis on kõik niimoodi. Ja veel ei ole. Et vesi, no ja siis ka kanalisatsioon. Nii, veel. Küllap see tervishoid ja tänapäeval vist pangandus ka. Just, pangandus, sularaharinglus, siis esmatasandi arstiabi ehk siis ka perearstikeskused, siis ka loomulikult kiirabiteenus, erakorraline meditsiin, mis veel? Te arvate, mida kohalik omavalitsus teile peab tagama? Mis teenuste eest tema vastutab? Vesi ja kanalõli. Küte, just, kaugküte. Ja veel? Millal te helistate valda äärmiselt vihased? No kas saab ka juba? Toit otsast. Toit otsast, toit päris ei ole. Teed on läbi matud. Just, ehk siis kohalike teede sõidetavus. Aga vaadake, see kohalike teede sõidetavus, see on kõige parem näide sellest elutähtsast teenusest ja seda peab tagama. Aga mõelge nüüd olukorda, kus ongi meeletu lumetorm, siis sa ei saa elu sees igal ajahetkel nõuda, et sinu tee oleks ju aetud. See ei ole ju võimalik. Olgugi, et see on elutähtis teenus. Sama kehtib ka, elekter on elutähtis teenus, aga kui seda ei ole, siis seda ei ole. Et tihti tekib inimestel mulje, et kõik need teenused, et kuna nad on nüüd elutähtsad, siis see tähendab, et igal ajahetkel need on olemas. Ei tähenda. Nad on lihtsalt kõrgendatud tähelepanu all ja neile kehtivad eraldi reeglid. Võimalusel. Just võimalusel ju toimivad meil ka veel teised teenused. Tegelikult kohalikul omavalitsusel on neid teenuseid veel siiamaani, mida ta kõike peab tagama. Kas tuleb mõni meelde, mis siin ei ole? Mida kohalik omavalitsus peab tagama? Sotsiaalteenused, siis haridus, lasteaed, kõik need asjad. Ja mõelge, kui oluline see lasteaia teenus ongi, kui meil ongi suur kriis. Minusugused on võib-olla 24/7 tööl, need, kellel on väiksed lapsed. Kui oluline on see lasteaia teenus, et lapsed oleks päriselt hoitud? Sooja pole ja elektrit pole ja laste teenus pole ka. Sellega kohalikud omavalitsused väga tõsiselt tegutsevad, et lasteaiad oleksid toimepidevad ka teenuste katkestuste korral, et nad oleksid soojad, et seal oleks mingi valgustus tagatud, et seal oleks võimalik lasteaiateenust pakkuda. Puusalu vallas on küll lasteaedadel kõigil kenekad ja gaasipliidid ja gaasisalonid. Just, et see on üks hästi oluline asi, millega täna kohalikud omavalitsused tegelevad. Selle kohta ma võin öelda, kui oli see enne meie suuri valimisi, oli valimisstuudio, mulle kohutavalt meeldis üks lõik, ma nägin seda täiesti juhuslikult, telekas oli lahti, see suur valimisstuudio ja seal tõsteti neid, et jah ja ei, neid lipikuid ja küsiti, et kas kohalikud omavalitsused on kriisideks valmis. No kõik muidugi ei ole. Välja arvatud üks ja ma isegi ei mäleta, kes see oli. Tema tõstis, et jah. No siis muidugi, no miks te siis nüüd niimoodi? Ta ütles, et võrreldes seda aega, mis oli enne COVID-i ja seda, mis on praegu, milline valmisolek tegelikult on saavutatud,
ülilühikese ajaga. Loomulikult ei saa loota, et paar aastat ja meil on kõik ideaalne. Sellist asja ei juhtu, aga täna on juba väga kaugele jõudnud. Et kuna ma ise päris paljude kohalike omavalitsustega suhtlen, ma olen olnud õppuste ajal nende staabis, ma ju näen, kui palju asju on täna juba läbi mõeldud. Et mina väga kiidan meie kohalikke omavalitsusi. Aga nüüd kinekatest. Mäletate seda, kui meie peaminister läks enne Aktuaalset Kaamerat eetrisse, ütles, et olge valmis plaanilisteks elektrikatkestusteks. Mitte keegi ei vaevunud mõtlema, mis asi on plaaniline elektrikatkestus. Kõigil oli peas, elekter võetakse ära. Nii, inimesed ei mõelnud, otse koodi. Mis nad ostsid? Ei ostnud keegi küünlaid, ei ostnud keegi vett ka. Kenekaid. Kõik ostsid kenekaid. Vahet pole, kas korteris, majas, ühikatoas, kõigil tuli kenekas olema. Minult küsiti igal koolitusel, oi, millise keneka ma peaksin ikkagi ostma? Kollase. Ostke kollane. Et kui teil muud mõtet ei ole, mis sellega teha, siis vähemalt ilus värv. Aga tõsiselt rääkides, tõesti inimesed ei mõelnud läbi, milleks neil seda vaja on. Lihtsalt, et ongi olemas kenekas. Kuristasin suvel oma enda isa garaaži Pärnus. Ja seal oli üks kast, mille all oli suur õliluik. Koukisime siis väimehega selle kasti sealt välja. Kenekas muidugi. Tagurpidi. Tuli väljus. Ütlesin, isa, mis see on? No vaata, aga öeldi ju, et elekter läheb ära. Jah, loomulikult oli siis tema ka ostnud. Ma ütlesin, kas sa panid tööle ka selle? Ei, no ei tulnud. Ütlesin, et aga vaata nüüd. Ei, no hea, ma teen korda. Ei, ta tegi selle päriselt korda ka. Ja ma ütlesin, et teeme nüüd nii, et iga kuu korra sa seda vähemalt ka katsetad, sellepärast, et muidu sul ei ole sellest mitte mingit kasu. Et aga me lähme kaasa sellist asja. Mulle õnneks, ta oli ka palju sees pool liitrit ainult. Jah, et aga läks ikka päris pikk aeg enne, kui see käigu sai. Generaator on suurepärane abivahend, kui me teame, milleks seda kasutada. Meie majas, nagu ma juba rääkisin, meil on õhksoojuspumba. Ma isegi, meil ei ole mõtet hakata ostma ju endale generaatori. Sellepärast, et panna tööle 12 õhksoojuspumpa, see ei ole isegi, see ei ole mõelda. Et meil ei ole sellest mitte mingit toitu. Samas korterelamu, kus on kaugküte, meil seal samas kõrval, kaugküttega korterelamu, selleks, et tsirkulatsioonipunkt töötaks, et oleks avariivalgustus, minu arust väga mõistlik mõte. Sellepärast me tegimegi oma tööle. Just, et see ongi mõistlik. Aga üldse, kuidas siis alustada, ükskõik kas kodus või oma korteriühistus selle plaani läbimõtlemist. Et kenekas on kallis ja meil hästi palju öeldakse, et kõik, mis te soovitate, on nii kallis. Mina ütlen, et kõige olulisem kriisivaru on see plaan, mille te teete. Kenekas ei olegi väga kallis, ma vaatasin, see normaalne, mis mulle kõlbaks on mingi 6-7 alla 2000. Jaa. Et aga kui me võtame maja, kus võib-olla on siiani aknad vahetamata, katus jookseb läbi, vihmaverennid on alla kukkunud, siis... No vahet pole vähemalt radiaatorit tööd.
jah, et võib-olla tuleb selline olukord, kus võib-olla saab kasutada. Et ma saan väga hästi aru, miks korteriühistud tihti mõtlevad, et oma katuse peale, mitte varjumiskoha peale. Ma saan sellest absoluutselt aru. Aga kõigepealt siis tasuks läbi mõelda, mis mind päriselt ohustab. Mis teid siin ohustab? Elektrikatkestus ilmselt on kõigil. Nii, mis veel? Siis ei saa kütus kätte, nii, aga ikkagi elektrikatkestus. Vesi. Kes teile vett annab? Kuusalu vesi. Kas Kuusalu vesi on meil kriisiplaanid läbi mõelnud? Jaa. Sealt tagant tuli juba, ehk siis väga palju ei pea muretsema. Vesi on. Nii. Kuusut tahate vesi, Volgas ka. Nii. Ja maal on meil nagunii. Ja maal on nagunii. Nii. Aga kas teil kaevud ka siin kuskil on? On ikkagi. Minul on. Allikas on siin. Allikas on, teil on kaevud siin olemas. Pole juba läheb järjest parem. Meil on meri ka. Teil on meri ka. Jätka. Merevesi on täiesti joodav ja toiduks kasutatav. Nii. Kas teil veel miski on? Näiteks mina ise olen Lääne-Harju vallas ja kohtusin seal ka meie toredate kogukondade esindajatega ja nemad tõid esimese kõige suurema riski välja, et neil on siis radioaktiivsus ja tuumajäätmed. Nemad arvasid ka, et nemad peaksid jooditablette kindlasti ostma. Natukene aega rääkisime, vaatasime järgi, ei olnud üldse see mingit ohtu. Aga jällegi, sa tead, et sa oled Paldiski kõrval, Paldiski on sul lähedal, seal on tuumajäätmed, oi sulle kohe tundub, et oi, see radioaktiivsus on minu jaoks nii suur oht. Tuli välja, et ei olegi. Ja jooditablette ei ole üldse vähe. Üle teidist ka ju juhtuvad. Et siis pigem ongi läbi mõelda need kriisiplaanid elektrikatkestuse vaates. Nii, planeerida 7 päevaks. Kuidas ma 7 päeva hakkama saan? Kumb teile rohkem meeldib, et ma räägin 7 päevast või 1 nädalast? Päästeametil on nüüd nii-öelda suunis rääkida 1 nädalast, et see ei ole nii hirmutav. 7 päeva on väga realistlik, et 7 on nagu 7, aga 1 on nagu selline. No minu jaoks on 7 päeva vähem hirmutav, sellepärast et see on 7 päeva, aga nädal, see on juba nädal. Et vahet ei ole, kuidas me räägime, Saksamaal on siis räägitakse 10 päevast, Soomes täna veel on 72 tundi, millel ongi väga hea põhjendus, sest üldiselt 72 tundi on see, kui saab veel ilma paanikata hakkama. Peale seda tekib ikkagi paanika. Aga Soome plaanib ka minna 7 päeva peale. Et inimestel oleks valmis vähemalt 7 päeva hakkama saada. Alles siis, kui sa oled selle plaani ära teinud, läbi mõelnud, alles siis vaata kodus ringi, millised varud sul olemas on. Ja kui sul siis midagi on puudu, siis mine alles koodi neid juurde ostma. Kui sa päriselt näed, et see 7 päeva hakkama saamist, selleks on mul vaja generaatori, siis mine koodi osta see 2000 generaator. Aga niimoodi, et ma lähen ostan omale arutult mingeid asju kokku, sellel ei ole mõtet. Ülitoredad noored poisid tegid koolifirma, kus nad tegid kriisipakke. Väga vahvad kriisipakid, tõesti super ettevõtmine. Aga seal sees oli priimus,
ja siis seal sees oli tulepulk. nii, käsi püsti, kes tulepulgaga tule üles saab. ma saan ka, aga mõelge nüüd seda olukorda. no ilmust võib-olla ikka ei saa põlema selle tulepulgaga. majas ei põlema, jah. maja võib põlema saada, jah. et aga see ongi see, katseta, et kõik asjad, mis sa oled ostnud, katseta ära, sest hästi lihtne on ostagi see kastitäis asju, panna see ülesse kuskile kapi otsa, nüüd on jama majas, võtan. oi, tulepulk. noh, mis see on just? just, et aga kui sa ära katsetad, siis sa saad aru, et mis mul sellest tulepulgast, ma võin ju parem oma tulepasina osta 5 tükki ja või täiesti kindel olla. et kõik asjad katseta ära. siis täienda plaane, ehk siis ostsid omale 5 tulepasinat selle 1 tulepulga asemel. ja kindlasti juhenda teisi. kortermaja, ühistu esimees, väga kõva tegija, super kõva tegija, täpselt teab, kus käib vesi, kus käib generaatori ühendus, kuidas generaator tööle käib, kõik asjad on teada. nii, elekter on ära ja ühistu esimees on ehitusest puhkas. mis siis saab? siis läheb ühistu esimene asetäitja päev ära teha. kui ta oskab, sellepärast, et mis on meie peredes ja meie kogukondades ja meie korteriühistutes tihti olukord on see, et üks inimene oskab ja rohkem mitte keegi. näiteks meil kortermajas, meil kilp põles, elektrikilp põles. tore, minu armsad päästjad tulid, said mulle veel head vana või uut aastat soovida. aga ma olin ise selles olukorras, kust maja elekter välja käib. ja kuskil seal väljas räägitakse, et seal käib. et täpselt samas olukorras. mina ei teadnud. meil on sisse ostetud haldur. Küsisin majast, et kas keegi teab, kus meil elekter välja käib? Kilbist. aga millisest? Kuskil seal väljas. et see on nii tavaline, et meil ongi üks inimene, kes kõike teab. et juhenda alati teisi. ka näiteks peres, et võib-olla on mingi väga mõnus akujaam, aga kuidas ma selle ühendan näiteks, kuidas ma selle käima panen, kuidas ma seda laen, kuidas ma saan oma arvuti sinna taha panna. kas ikka meie kõik perekonnaliikmed teavad seda? kuidas see gaasipliit päriselt tööle käib? kas see 16-aastane teismeline, kes sul kodus on, saab ka seal gaasipliidi peal pisikene makapliit, kas ta saab ka seal toidu tehtud? et juhenda teisi. ja siin ülimalt lihtne toimepidevuse plaan. et sobib ta igale poole, vahet pole ettevõtted, üksikisikud, kogukonnad. see on nii lihtne. mõtled läbi, mis sind ohustab. mõtled läbi, mis sul juba olemas on. lood enda peas ideaalse pildi, kuidas ma 7 päeva hakkama saan. siis mõtled läbi, kus on võimalikud ressursid, vajalikud kokkulepped. Elektrit ei ole, külm on, paha on, kole on, ei tahasin olla, aga mul on vanatädi Mõisakülas. perega läks vanatädi juurde, seal on omi ja seal on kaev ja seal on kõik nii hästi. aga lepi täna juba kokku selle vanatädiga, et kui läheb jamaks, siis ma tulen perega sinu juurde. oma kastiga kindlasti, oma varudega, sest vanatädil ilmselt ei ole teie tiksuparve toitmiseks piisavalt varusid. kuigi neid vanatädisid ei tea.
Need võivad olla väga tänulikud, et keegi keldri natuke tühjemaks sööb. Siis mõtled, mida sa täna ei oska, no ei oska selle tulekuga turg teha. Mis sul täna puudu on ja mis sind siis päriselt takistab. Ja siis too tegevuskava, mida ma saan kohe ära teha. Mida teie kohe ära teete, kui te siit koju lähete? Mitte keegi mitte midagi. Lähme koju ja vaatame Aktuaalset Kaamerat ja sööme kõhu täis ja lähme magama. Jah. Okei, ma annan mõned mõtted. Vaadata kodus, kus on sinu nii-öelda kriisivarud, võib-olla kas mul on akupank laetud. Ma just vaatan, ma tean. Sa tead, et Ja on mina ka laetud? tean. Mina ka tean. No näed, sul on juba nii palju asju tehtud. Mina tean täpselt, kus kõik asjad. No just, aga võib-olla keegi ei tea. Siis üks asi, mida ma usun, et kõik teist ei ole teinud. Aga ma väga soovitan. Kirjuta oma tähtsad numbrid paberi peale üles. Mul on õnnetuseks telefonis. Telefonis? Mul on ka telefonis. Mul on õnnetuseks on telefonis. Just, Tütar ütles ka, et kirjuta kuskil üles. täpselt. Et kõigi pereliikmed. Märkmikas kirjas. Jah, kui on märkmikus, on hästi. Tead, kus märkmik on? Aga ma pean selle nüüd ümber kirjutama, sest see on vahepeal täitsa saanud. Aga päriselt ka sellised lihtsad asjad. Sest mis siis, kui sinu telefon on tühi ja sa päriselt tahad sellele vanatädile Mõisakülas helistada, et kuule, kas me võime sinu juurde tulla? Mitut numbrit te peast mäletate? Ühte numbrit. Enda numbrit. Mina mäletan, minul on peas 4 numbrit ja kõige nõmedam selle juures on see, et üks on tädi number, kes on 2 aastat surnud, nii et no, sinna ei ole mõtet helistada. Et see on nii lihtne asi ja et lastel ka oleks alati need numbrid kuskil telefoni vahel, päeviku vahel, sest mõelge, kui on olukord, kus lapsed evakueeritakse koolist. Nii, võib-olla, no lastel on alati poolest päevast telefon tühi. Nii, ema ei saa kätte, helistaks tädile, aga numbrit ei tea. Et sellepärast, niisugused väiksed asjad, mida iga päev ära teha, mida nagu süsteemselt teha. Meie perel traditsioon iga kuu viimasel pühapäeval teeme 2 asja. Üks asi on kõikide akupankade täislaadimine ja teine on tuleohutusega seotud, mida peab korra kuus tegema? Suitsuandurit kontrollima. Teete või? Teete või? Hakkate tegema? Siis neil juuksub. Huvi pärast küsin, kas mõnikord on suitsuandel alt vedanud? Jaa, on sellepärast, et meil on juhuseid, mis me oleme näinud, et patarei on sees, aga patarei on viles. On juhuseid, kus patarei on tagurpidi sisse pandud. On hästi palju juhuseid, kui me käime kontrollimas, et tegelikult niimoodi visuaalselt vaadates, oi, suitsuandur on mul laes olemas ja kõik on nagu okei. Vajutame siis nuppu ka ja mitte midagi ei tule. Rommapatarei veel võimalik tagurpidi panna. On, sinna vääneb sisse küll. Tihti on ka ta laua peal pärast seda, kui sealt ülevat alla veel. Ja laua peal ja me ei ulata tagasi panna. ja me oleme ka sellist näinud, kus oli koos selle pakendiga lakke lastud. Et sellist asja me oleme ka näinud. Sahtlis, mul on suitsuandus sahtlis. Neid asju me näeme ikkagi päris tihti. Nii, ja mida me siis saame läbi mõelda? Et kõige suurem oht meil Põhjamaal on see, kui me jääme ilma kütte.
see on kõige halvem asi. Sellepärast, et siin mul ei ole ka ühtegi sellist lihtsat ja head lahendust korteriinimestele pakkuda. Me võime rääkida siin, et pane korterisse telk suurde tuppa, küta seda teeküünla ja 2 keraamilise kotiga, aga kui seal korteris elab ema, isa, 9-aastane, 7-aastane ja 2-aastane, no ma tahaks näha, kuidas need 5 inimest seal nädal aega telgis elavad. Et ilmselt tuleb nad siis nende pikkade reisile ära viidud. Et küttekatkestus on kõige hullem. Täna meie soojaettevõtted on öelnud, et nad suudavad sooja edasi anda, kui majad vaid suudaksid vastu võtta. Et generaatori vajadus siis, et just selle sooja sõlme töös hoidmiseks. 25. aastal oli siis toetusmeede, kus korteriühistud said toetust generaatori valmiduse väljaehitamiseks ja generaatori soetamiseks. Natukene võib-olla oli puudulik see toetusmeede, et mina iseenesest oleks soovitanud sinna juurde ka salvestusvõimsust, mingigi salvestuse. Ja jällegi mürki ei või võtta, aga ilmselt sel aastal see osa sinna juurde tuleb. Et toetusmeede on siis tulemas ka sel aastal korteriühistutele, mis on nõue ja absoluutne nõue on see, et majal peab olema tehtud elektriaudit. Üldkasutatava elektri. See ei ole igas korteris. See aasta juba tehtud. Super hea ju. Et see peab olema tehtud, üldkoosolek peab olema otsustanud, et seda meedet kasutatakse. Miks me seda elektriauditit nõuame, on see, et mingigi kindlus oleks, et päris ennast maha ei ole. Mehitasime ümber kõik terve. Väga tubli. Väga tubli. Ma korra siin lisaks lihtsalt juurde, et kui ma selle elektripaigaldusaudiga olen nüüd nii palju kokku puutunud, siis aus vastus on see, et kui te veel täna seda ei teadnud, siis tegelikult kõikidel korteriühistutel on see kohustuslik. Ja kui seda ei ole, on see justkui juhatuse poolt pahatahtlik. Midagi peaks majas juhtuma, hoidku meid ainult Jumal. Nad võtavad ise korterite ühistutele kontakti. Kuidas? Elektriaudit võtab ise Te ise peate ikka tellima sellest tasuline teenus. Ilmselt nad tegelevad ka müügitööga. Aga ei, see on jah, tegelikult ikkagi iga ühistu peab ise endale tellima selle. Kuidas? Ja see on kohustuslik vaadake tarbija kaitse ja kuulsime kahjuks, sama siin. On ja kohustuslik, aga see on umbes samamoodi kohustuslik nagu tulevad sektsioonid, tuleb selle märgisega uksed. Kohustus on, kui me näeme, et maja on renoveeritud, aga uksed on jäetud vahetamata, siis tõepoolest me sellele viitame, kasutusluba ei pruugi anda, aga me ei saa öelda, et kuulge, kõik majad, kõik korterid peavad nüüd uksed ära vahetama. Nii, et siis... Kuule, aga kui meil on üks majapidamine, siis miks selle ära tegi, kas me võtame... Jaa, palun. Jaa, siin ütles see. Meil on üks majapidamine korteriühistu, kes selle projekti algusest lõpuni ära tegi, et saate natukene targemaks kui lihtsalt infot juurde. Ja päriselt see on kohustuslik, et kõik üle vaadata, et elektripaigaldus auditab korteriühistutele kohustuslik. Tere, mina olen Madis. Ja me tegime 631 kortermaja, tegime eelmine aasta selle Kereka projekti otsast lõpuni läbi käinud. Et meie inni oli see, et meil oli korteriühistul oli see elektriaudit küll tegemata ja kui see meede tuli, me tellisime selle ära ja me olime varem oma elektrisüsteemi ära renoveerinud, meil oli mingi väga väike asi puudu, et umbes 30 € kulu ja siis me saime elektriauditi tehtud. Ja üle pool on iseenesest suhteliselt jäldaks, ütleme, et lihtne ja loogiline, et tuleb leida 3 pakkujat, kes pakuvad kerekat, loomulikult võiks välja mõelda, mis kerekat nagu vaja on, ja elektrisüsteemi ümberehitamisel, ehk siis
Geneka valmiduse ehitusel tuleks leida ka elektrifirma, kellel ka 3 pakkumist ja pärast seda tegelikult ongi ainult selle taotlusosa täitmine, mis on nii-öelda internetipõhine, ID-kaardiga saab sisse logida. Ja vastus tuleb, ma arvan, mingisuguse 2 nädalaga oli vastus olemas. Et jah, okei, sobib. Meie tegime, meil on 11 korterit, meie tegime niimoodi, et meil on, võtsime 3 faasi 16 kilovatise Geneka. Kus teil seda leiate? Me tegime, selles mõttes, me esialgu tegime taotluse niimoodi, et me tahtsime tegelikult panna selle käru peale, et me ei pane seda statsionaarselt maja juurde, sest et kui järgmised 10 aastat kriisi ei tule, siis generaator sõidab seal õues, siis see ei olnud abikõlblik. Aga täna me tegime niimoodi, et me ehitasime ise ühe käruringi ja ta on paigaldasime ta käru peale. Ja kuna ma ise olen oma majas, siis mul on võimsuse koht olemas ja ta on meil käru peal, generaator olemas. Ja kui läheb jamaks, võtame generaatori juhtmeid ja lähme paneme kortermaja juures Geneka tööle, ühendame ära ja maja on valge. Ja kui te enne ütlesite, et õhksoojuspumpadega ei ole mõtet, tegelikult meie võtsime küll selle arvestusega selle generaatori, et keskne tarbimine tegelikult jääb sihuke peaaegu 1,5 kilovatti, ütleme, et 1,1–1,2 kilovatti korteri kohta. Ja kui me enam-vähem mõistlikult kokku lepime ja kõik projekti tööle ei pane, siis tegelikult meil on selles kortermajas, ma arvan, 3 või 4 õhksoojuspumpa, mis on tavaliselt korteri puhul tegelikult niisugune kilovatt natuke peale see sisendvõimsuse, siis tegelikult meil jäävad ka õhksoojuspunpad tegelikult kõik jälle. Et see tasub vaadata, mis elektritarbimine on, kas on elektripliidid või et kus see soe vesi tuleb, on ju palju, on boilereid, ja kuna see meede täna, eelmine aasta oli kuni 10 000 eurot, siis tegelikult kuni selle 10 000 euroga tegelikult saab osta päris suure generaatori ja päris hästi ka see elektrisüsteemi korda teha. Ja ka see elektriaudit on tegelikult seal abikõlblik. Ja projekt ise on ka, et ei ole see, põhimõtteliselt kui hästi tahta, siis tegelikult kogu see 10 000, sa saad kõik kogu lahenduse. Ja oma osalus tegelikult võib ka niimoodi korrada, et on 0 eurot just. Olete testinud ka? Jaa, enne seda, kui selle aruande ära tegime. Et siis testisime. Majas pool välja pimedas. Jaa, selles mõttes, me tegime niimoodi, me lükkamegi, siis on 3 lülitiga Genekas või see lüliti. Võrk välja 0, siis Genekas enne käima ja kui Genekas käib, lased selle mootorsööst keerad koormuse peale. Ja see elektriaudit hõlmas siis kas üldelektrit või ka korterit? Üldelektrit. Jaa, kuna meil on 2- või 3-korne maja, aga meil on see üldelektrit tegelikult on ainult kelder ja kuni siis see kaabel, kus on see korteri korruse peal, läheb selle korterisse jaotamiseks. Te saate nagu siis pingestada ka korterit? Ikka jah, me laseme kogu maja valgeks. Jah, aga korterites sees, mis on... Igaühe enda mure, kui ta tahab selle maha põletada, mida me teame, et meil on korteri ees, kuna see on selline maja, mis on ei ole elektripliite, seal tegelikult on iga korteri ees on 10 ampri kaitse. Ehk siis tegelikult me teame, et üks faas 10 amprit on tegelikult see vool, mida siis see korter saab tarbida. Ja ma arvan ka teile, et korterites on ju oma kaitsmeda, mis on korteriühistu poolt see peakaitse laiali jaotatud. Tegelikult sealt sa näed ära, kui palju on see maksimum tarbimine. Kas ta on siis 10 amprit on ju 1 faasi peal, 3 faasi peal või 16 amprit on ju. Et ma arvan väga palju. See on lihtsalt selles suhtes huvitav variant, et igal korteril on oma voolumõõtja. Ja igal korteril on ka oma siis... Peakaitse. Peakaitse ja leping, kes talle elektrit annab. Kuidas see on lahendatud? Aga see on nüüd niimoodi lahendatud, et tegelikult sul ju igas korteri peakaitse ütleme, et on 100 amprit. See 100 amprit on jaotatud ju siis korteri omanike vahel enamad jaovad ju võrdselt laiali. Ja tegelikult kui kellelgi on et on 10 ampri kaitse, siis on 10 ampri kaitse. Et sel hetkel, et sa ei saa tellida endale elektrilevi kohale öelda, et ma tahaks saada 16 amprist või 20 amprist kaitset, sest et siis hakkab ju peakildist välja lööma voole. Et nii ongi ta lahendatud, et tegelikult kõikidel korteritel on valdavalt
arvan, enamusel üks ja sama kaitsevahendaj. Seda küll, aga praegu näiteks, kui mina lükkan oma voolumõõtja välja, siis mõne aja pärast tuleb mulle sõnum, Volga Kullava tee 4 on voolu. 10 on voolu, teil voolu ja vool saabub. Aga korteriühistu vaates seda, kas teie tarbite voolu või tarbi voolu, Genekas annab samamoodi nagu võrguvoolu, aga te ei saa rohkem tarbida voolu, kui see nii-öelda on teie peakaitse ja see peakaitse on kõikide ühesugune. aga need asjad tasub ilmselt selles mõttes ikka igal ühel korra üle vaadata, et kellel kuidas on, et selles mõttes ja saame nende küsimuste või mõtetega hiljem edasi minna, mis on nagu kõige olulisem on ja mis ma väga ka Madisse palusin, on see, et vaadake sinna slaidile see esimene nii-öelda siis sõna, et sooja selg. Täna on kõik need elutähtsad teenused, ehk et seesama küte on täna üks nendest, on see, et Kuusalu soojusel on täna võimekus olemas nädal aega hoida seda soojust. Kortermajadel ei ole võimekust seda vastu võtta, sest tegelikult oleme ainult poolel teel. Meil täna kohaliku omavalitsusena ei ole tegelikult mitte pahapärast mitte ühtegi eraisikut vaja siia kultuurimajja magama, vaid tegelikult saaksid olla oma kodudes, korterites, kui oleksid tagatud need ülejäänud nagu asjaolud, ehk uurimegi ära, kuidas saada neid toetusi, kuidas saada neid projekte või hoopiski korteriühistute juhatus võiks täna teada, paljudel on inimesi, kes päriselt abi vajavad. Võib-olla on see üks pere ainult ja võib-olla tegelikult kõigil on kuskil ära minna, ma ei tea, vanaema, mõisaküla, tädi, kes iganes, ja tegelikult meil on olukord lahendatud. Sest Kuusalu soojus on täna need investeeringud teinud, nende jaoks on toetusi küsitud, aga kui soe jääb ainult sinna asfaldi peale, kus ta on, siis sealt enam maile edasi ei tule, siis siia, tegelikult siin see mõte on õige. Me peame need probleemid ära lahendama. Võiks ju olla hoopis niuke lähenemine asjale, et meil on tiheasustusalad, kus on kaugküte, kus on nagu soojasõlmed, teistel majadel need ei ole vaja. Aga miks ei ole mõeldud näiteks sellise asja peale, et te tulete, tõstate sinna asulasse, niisuguse väikse, nii nagu need betoonist alajäämad on väikse parkide juures, generaatori majakese, kus on küte ja see generaator sees ja ongi asi lahendatud. Seks praegu on meil näiteks niimoodi, et kui meil on generaator olemas, siis generaatorit ma võin keldris hoida veel, aga kui ma tööle panen, siis ma pean ta välja võtta nii. Kütet ma ei saa keldris hoida, eks. Ma pean ehitama eraldi ruumi selle jaoks. Ja kokkuvõttes on see niimoodi, et kas see asi nagu väärib nii palju. Puhtalt kui see ressursi kasutus, et kui me täna elektrienergia aeg toob neid suuri generaatoreid, aga kui me toome Kuusalu ütleme, et siin salajaamadesse generaatorid, me räägime juttu sadadest tuhandetest eurodest. Aga selleks, et panna sooja sõlm tööle, ei ole vaja üldse palju. Ei ole üldse palju vaja, selleks on vaja tõenäoliselt 1000 eurot ja natuke kaableid. Ei, selleks ei ole üldse. Kuna me räägime isegi mitte kilovatist võrust. Ja see ongi see ütleme, et nii-öelda nii omavalitsuse kui ka riigi huvi, et tegelikult võimaliku väikse ressursiga ellu jääda. Ja kui me ostame 100 000 eurose generaatori, paneme ta seisma, hooldame, paneme veel 10 000 eurot sisse, järgmine 15 aasta jooksul pole ühtegi kriisi. Järelikult on amortiseerunud ja lükkame ta piltlikult vana rauda ja sellepärast ongi miinimumprogramm on see, et saadakse sooja sõlm soojaks. Ja selle 10 000 euroga tegelikult tõenäoliselt teeb mitu kortermaja. Aga just see sama asi, et seda generaatorit tuleb nagu kasutada, et ta töötaks. Ta töötab suhteliselt hästi ka kui kord paari jooksul kui käima panna. Kui on majas, ütleme, sul 3 meesterahvast, kes suudavad seda panna, kes on kõik tööealised on tööd, siis tõenäosus, et kui läheb päris jamaks, siis me paikneme kõik Eesti paikades, kas me üldse koju jõuame, lähima 7 päeva jooksul meil jääb. Ja neid telefonikõnesid tuleb hästi palju tullaseks. Fakt on ju see, et kui see asi on valmis ehitatud, siis keegi peab ka seda hooldama. Jaa, aga muidugi selles mõttes mina ütleks seda, et tegelikult ütleme, et mehe ja naise vahel ei ole väga palju erinevusi. Selleks, et mis nende kõikide asjade juurde on vaja teha, on vaja see kasutusjuhende. Lugemisoskus on Eesti Vabariigis ikkagi peaaegu 99,9%. Et tegelikult, et isegi ka see tavaline naisterahva vaatab, et okei, järelikult ma pean keerama Geneka nulli. Siis võtan starterist
peab panema need kütuse ära kontrollima, sisse kallama ja panema starteri seda tööle. Et tõenäoliselt keskmise nii-öelda, ütleme, et haridusega naisterahvas saab sellega suhteliselt stressivabalt hakkama, aga selgelt ta peab selle võib-olla 1 või 2 korda läbi proovima. Ja selleks saavad ikka korteriühistud teha nagu oma õppused, nii nagu peab seda vald täna tegema, nii nagu peab riik seda kogu aeg tegema, see käib just meie palgaraha sisse kogu aeg, on ju. Siis ongi see, et tegelikult võtab korteriühistu nüüd enda vastutuse ja teebki need õppused läbi ja õpetab need selgeks, et me ei saa kõigi eest kõiki asju ära teha, meil ei ole lihtsalt seda ressurssi ja võimekust. teise sama, et katseta oma asjad läbi, et sa päriselt oskad neid kasutada, et sa päriselt saad sellega hakkama. Et ja noh, jällegi, et ma saan aru, et on tore, kui vald muretseb suuri ilusaid valgeid asju, aga lõppkokkuvõttes on see, et tõepoolest, kui sa paned tohutu raha sinna alla, kes seda hooldab, sa iga aastaselt maksad ju juurde veel hooldusraha ja lõpuks, et kuidas sa siis seda valla poolt siis jaotad. Et noh, meil oli siin see oli küll KÜSK-i raames üks projekt, kes tegi nii-öelda Haabersti kriisikindlaks, ostes seal paarsada karpi värvipliiatseid ja värviraamatuid, ehk siis ta nagu plaanis igale korteriühistule, ei, seal olid kõik muud asjad ka, aga sellest ühest komplektist on vähe ja Haaberstis on oluliselt rohkem korteriühistuid kui see 100 komplekti seda kriisivaru, et kuidas sa siis seda jagama? Kellele sa elektrit annad, milleks sa elektrit annad, kui pisar silmil noor pere ütleb, et 3 last tahavad sooja toitu, aga meil on elektriliik, kas sa siis annad talle või sellega tekib nii palju probleeme, et sellepärast ei saa vald selliseid asju teie eest ära teha. Nii, aga nüüd me oleme tunni sirutamispausi korra, võtate kommi ja tuleme siia 5 minutit tagasi.